Tervist! Täna on meil külas proua Ede Pärnaste, kes pole mitte ainult Eesti põhiseaduse üks autoritest, vaid ka omaaegse Samistati ehk oma kirjastuse üks juhtfiguuridest. Tere tulemast! Tere! Millal oma kirjastus Eestis sai selliseks tõeliseks jõuks ja millal ta sündis? Millal ta täpselt sündis, ma ei oska öelda, arvatavasti oli 50-ndatel, 60-ndatel ta kindlasti juba ka olemas, aga laiema leviku sai ta 70-ndate lõpus ja 80-ndatel, siis kui hakati välja andma lisandusi uudiste ja mõtete vabale levikule Eestis ja selle esimene number ilmus 78. aastal. Kuidas teie Põrandaluse kirjastusega liitusite ja selle tegevuse selliseks tõeliseks koordinaatoriks saite? Koordinaator ma ikkagi ei olnud. Peaasjalikult olin ma masinakirjutaja. Koordineerisid teised. Aga esimest korda ma sain Samistatiga käevalgeks siis, kui 75. aastal oli Tallinnas Eesti demokraatide kohtuprotsess, kus kohtu all olid Mati Kiirend, Artem Juskevitš, Kalju Mätik, Sergei Soltatov ja Arvo Varatu. Mul õnnestus sellel kohtuprotsessil käia tänu sellele, et miskipärast otsustati teha sellest nii-öelda avalik protsess ja kohtusaali lasti ka pealtvaatajaid ja mina siis valetasin, et ma olen Malle Kiirendi sugulane ja ma sain sisse ja olin vist 2 või 3 päeva, käisin seal protsessil ja pärast kirjutasin sellest ülevaate ja andsin siis edasi Ülle Einastole, ma arvan, sest et tema oli mul nagu kõige lähem, füüsiliselt kõige lähem inimene, kellest ma teadsin, et tal on kontakte nende Põrandaluste ringkondadega ja siis kui ma läksin pärast seda protsessi Ülo Vooglaja juurde rääkima, mis seal toimus, siis Ülo lülitas Ameerika hääle sisse ja siis ma kuulsin, kuidas seal parasjagu just loeti seda ette. Nii et see oli 75. aastal, aga trükkima ja paljundama neid lisandusi hakkasin, ma arvan, see oli 80. aasta sügisel. Ma töötasin siis plaanikomitee majandusinstituudi keskkonnakaitsesektoris. Jah, sealt ma lahkusin 81. Jah, see oli 80. aasta lõpus, ma arvan. Kes toona olid sellised peamised Samistati nii-öelda hinged ja inimesed, kes seda asja vedasid? Tollel ajal oli niimoodi, et kui sa said kellegi käest mingeid materjale, siis sa ei küsinud, kust need tulid. Kui keegi tuli sinu käest mingeid materjale, sa andsid kellelegi edasi, sa ei öelnud, kellele sa annad. Nii et sellist juttu, kes oli siis see lisanduste ametlik toimetus, seda nagu ei ole kunagi peetud, aga nendest jutuajamistest ja kontaktidest oli mulle selge, et seal on Lagle Parek, Enn Tarto, Heiki Ahonen, Viktor Niitso, Mati Kiirend, ühesõnaga kõik need tuntud Eesti dissidendid, kes tollel ajal vabaduses olid. Et nemad sellega tegelevad. Minule tõi materjali põhiliselt Heiki Ahonen, trükkisin ära, andsin talle edasi ja kunagi küsin, kuhu need lähevad. Kui te omavahel kokku saite mõnes seltskonnas, kas siis rääkisite omavahel ka, et sellised asjad on ja töötame seal ja teeme niimoodi? Oi, loomulikult mitte. Sellest ei räägitud koos istumistel mitte kunagi, sest alati oli võimalus, et kuulatakse pealt. Nii et kui oli tarvis mingeid asju ajada sellistel kokkusaamistel, siis kirjutati ja sellest ongi see väljend tulnud, et kui kokku saame, siis kirjutame. Nii et neid pabereid, mida ahjuküttega majas oli siis võimalik kohe ära põletada, need on ahjus põletatud ikka küll ja küll ja kusjuures kirjutamist ei olnud
ei tohtinud ka kommenteerida, sest asjatundlik inimene oleks ka siis nagu sealt mingeid vihjeid kinni püüdnud. Need räägiti lihtsalt sündmustest, mis on toimunud kusagil Eestis, kusagil mujal. Mitte iialgi ei räägitud sellest, mida kavatsetakse teha. No võib-olla meie nooremale lugejale ja vaatajale jääb see asi täiesti arusaamatuks, et mis see samistat ikkagi Nõukogude Liidus ja Eesti alal oli. Et Nõukogude Liidus oli rangelt keelatud igasugune omapoolne kirjastustegevus, tekstide paljundamine ja kõik muu. Kirjastustegevus oli rangelt partei siis kontrolli all. Koguti kokku andmeid nende sündmuste kohta, mis toimusid põhiasjalikult just nende teisitimõtlejate või poliitvangide ja sellist laadi ahistamiste, protsesside, läbiotsimiste ja kõige selle kohta. Need materjalid koguti kokku, trükiti kirjutusmasinal ümber. Pärast tehti nendest ka fotopaljundusi. Näiteks, kui mina trükkisin, siis ma panin masinasse korraga 11 eksemplari suitsupaberit või maisipaberit, kuidas ta kutsuti. Pealmine eksemplar oli korralik valge paber, sest suitsupaber oleks lihtsalt katki läinud sellest kirjutusmasina löögist. Tiheda rea vahega, et võimalikult palju mahuks ühele lehele ära. Ja vajadusel siis trükkisin veel mitu korda läbi. Nii et kas 10 eksemplari, 20 eksemplari läks siis sellest ringlusesse ja ma olen näinud neid fotopaljundusi nendest, siis esimesest eksemplarist tehti fotopaljundused ja niimoodi nad siis levisid käest kätte, kuidas moodi seal edasi paljundati. Kindlasti seda tehti, aga paljundusmasinaid kasutada oli praktiliselt võimatu, sest kõik paljundusmasinad olid kontrolli all. Aga kirjutusmasinad olid ka registreeritud? Kirjutusmasinad, kuidas neid poest osteti, ma ei teagi, sest mina ostsin enda kirjutusmasinad. Tallinnas Karja tänaval oli komisjoni pood. Sealt ma ostsin 30. aastate Optima. Mul oli neid 3 tükki sealt ostetud. Triumf, Optima ja üks oli veel. Need olid väga head kirjutusmasinad. Tal oli hästi tugev löögijõud. Ta oli kompaktne, rääkimata sellest, et ta oli väga ilus. Ja ta ei olnud eriti raske, eks ju, laua pealt ühest kohast teise nihutada. Põhiliselt mind võlus muidugi see, et ta oli ääretult ilusa disainiga, eks siis, mis on töö juures väga oluline. Hiljem oli mul ka üks kohver kirjutusmasin Erika. Kuidagi salakaubana toodud välismaalt sisse. Ja seda oli hea viia siis ühest kohast teise. See tähendab, et need Optimad, mis mul kodus olid, ega ma nende peal ei trükkinud neid lisandusi ja neid põrandsuid aluseid materjale, sest et kuigi nad ei olnud registreeritud masinad, siis iga kell, kui mind kodus ei olnud, keegi võis tulla koju ja võtta selle masina proovi ja siis oli selge. Nende peal ma trükkisin lihtsalt igasugust sihukest kirjandust, mida tollel ajal tõlgiti. Sest ma teenisin endale leiba nii-öelda vabakutselise masina kirjutajana, kui ma plaanikomiteest ära tulin. Trükkisin need raamatuid ringi ja inimesed ostsid ja tellisid minu käest ja mõnda raamatut sai võib-olla 5 korda läbi trükitud. Tervislik toitumine, igasugune esoteerika ja ajalugu ja psühholoogia ja Jungi olen ma palju ümber trükkinud ja et seda tööd ma tegin nende masinatega, aga see oli mul oli see Erika kirjutusmasin, see oli mul peidetud plaanikomitee seal oma töökabineti kappi. Sellega oli hea tööle minna, et ma läksin, see masin oli kotis, kuigi ta oli raske, aga mul oli võimalik teeselda, et mul on kott kerge käe otsas. Viisin selle, panin sinna lihtsalt kappi seisma, eks ju, ühe puldan koti sees. Ja kui oli vaja sellega siis neid lisandusi trükkida, siis ma sõitsin Räpinasse tädi juurde või sõitsin ema juurde Vasulasse. Isegi oma Tallinna nendes üürikorterites, kus ma olin, ma ei mäleta, et ma seal
oleks lisandusi trükkinud, sest seal oli pidevalt see oht, et noh, keegi võib astuda uksest sisse, eks muidugi Vasulas ja Räpinas oli samasugune oht. Aga noh, ma vaatasin, et nagu ei sõitnud mulle keegi sinna järgi ja ilmselt ei tuldud selle peale, et ma seal trükin. Kusjuures Räpinas maja esimesel korrusel, maja on tänava ääres, aknad, seinad, kõik on õhukesed, et noh, see masina klõbin kostis kindlasti tänavale välja. Ja kuigi noh, kui ma päeval seda tegin, siis oli see tänavamura summutus võib-olla ära. Ja Vasulas, kui ma ema juures trükkisin, siis paar korda vist sai mingi Optima masin kusagilt. Täpselt ma ei mäletagi, et nagu ma oma köögis trükkisin, aga põhjasjalikult viis ema mind, ema oli Vasula sovhoosis raamatupidaja ja ema viis mind siis ööseks sovhoosi elektrikute kabinetti. Elektrikute kabineti aknad olid siin Amme jõe poole ja seal ümber oli nagu soo ja no ühesõnaga sealt see valgus ei paistnud mitte kusagile, nii et seal kabinetis keegi on, see välja ei paistnud, siis trükkisin elektrikute masina peale, eks ju, ja ma ei tea, kas need ruumid lukus olid või ei olnud, igatahes mul emal oli võti. Ja üks masin, mille peal ma veel töötasin, siis seda peitis ema Vasula sovhoosi õunaaia laos. Et laomees Rammuli Kalju oli meie naaber eelmisest majast, nii et noh, ema viis sinna mingisugusegi kasti hoiule ja Kalju ei küsinud tema käest midagi, mis seal on ja aga noh, küll taimas, et seal on midagi niisugust peidus, aga selle masinaga läks asi halvasti, et ta läks rooste. Ja siis minu vend ja ema lammutasid selle masina niimoodi ära, et kõik need tähed võeti üksikult lahti ja kõik täiesti juppideks ja siis erinevates kohtades uputasid Amme jõkke siis selle masina. Ära. Kõigepealt, miks ta rooste läks? Ta läks rooste sellepärast, et ema ja vend sidusid selle masina plastikkaadi sisse ja riputasid ühte kaevu. Noh, vee kohale rippu niimoodi. Aga noh, rooste jõudis talle ikkagi kallale. Aga see tegelikult selle masina peal ma vist ei töötanudki, et see oli Mart Nikluse masin. Noh, mis tuli ka niimoodi ära peita, et teda üles ei leitaks. Aga selle masina tööpäevad lõppesid Amme jões. Samistat Nõukogude Liidus oli loomulikult laiem mõiste kui Eestis. Noh, Nõukogude Liidu ja Venemaa Samistat, sealt käisid läbi sellised autorid nagu Joosef Brodski ja Aleksandr Solženitsõn, paljud teised veel. Millised olid teie kontaktid, kui üldse nii-öelda Nõukogude suurema Samistatiga seal Venemaal? Teadsite neid inimesi, oli teil mingeid kontakte? Minul isiklikult ei olnud nendega kontakte, aga kuna Eestis levitati ka seda kroonikat Kušist Sabõtsi ehk jooksvate sündmuste kroonika, mis oli põhimõtteliselt samasugune nagu lisandusedki või pigem on lisandused nende eeskujul nagu koostatud, et noh, ma teadsin, ma olin kindel, et meie inimestel on nende kontakte Moskvas ja Leningradis, aga minul isiklikult ei olnud. Ja siis nende kontaktide kaudu toodi ka Venemaalt siis ilukirjandust, mis oli siis sedamoodi välja antud. Just nimelt Brodskit ja Solženitsõnit ja noh, Amalrik ja no ma ei tea, keda seal kõiki, eks ju. Ja need materjale, neid oli ikkagi niivõrd vähe, neid siin enam keegi ümber paljundada ei jõudnud ümber trükkida. Et kui sa õhtul selle raamatu said, siis sa pidid selle hommikuks läbi lugema, ükskõik kui paks ta siis ei olnud või oli seal 2 päeva aega, et juba tahtis järgmine lugeda. Nii et neid magamata öid on neid raamatuid lugedes ikkagi palju edetud. Kui palju aega läks selleks tööks ja mis ajas seda tehti üldse, seda tööd öösel ilmselt siis? Mis tööd? Ma mõtlen eelkõige trükitööd. No mina olin kiire trükkija. Ma olin ikka väga kiire trükkija. Nii et no minu maksimumrekord on see, et ma trükkisin 70 lehte ööpäeva jooksul. See metsik, see oli mingi
6-kordne masinakirjutaja päevatöö norm, aga siis asi lõppes ka sellega, et kui ma siis viimased kopeerid sain vahelt ära võetud, siis ma lihtsalt vajusin pikali ja jäin kõigi riietega seal samas magama, aga noh, tuli kiiresti teha ja no kui mõned vead sisse tulid, sellest ei olnud mitte midagi. Ja neid pabereid, seda 11. eksemplari ja isegi 10. ei olnud võimalik teistmoodi lugeda, kui tuli valge paber alla panna. Ja siis oli näha. Ja väga uduselt küll, aga noh, kõik oli aru saada. Võib-olla mõned numbrid ja tähed olid natukene, noh, ei olnud nii hästi loetavad, aga põhimõtteliselt sai aru. Mitu koopiat samal ajal valmis? No mõtlen, et mina trükkisin 11. Ja see oli ka maksimum ja nende vanade masinatega trükkides. No, muidu ütleme 9 võib-olla. Aga jah, 11 oli parem. No 70. lõpul 80. Eesti omakirjastuse trükkijana ja sellise maa-aluse liikumise liikmena, millised oleks olnud Nõukogude Liidus karistused, kui keegi oleks teid KGB-le näiteks üles andnud või oleksite vahele jäänud? No mind antigi üles. Seoses selle Pareki Pesti Ahonini protsessiga kuulati mind ka üle. Leiti kuskilt peidikust materjalid, mis olid minu kirjutusmasina peal, tõesti olidki minu masina peal trükitud, kuigi ma trükkisin valgele riidele. Noh, et oleks teda võimalik kuskile 6 voodri sisse õmmelduna läände viia. Ja teiseks riidele trükituna see kirjutusmasina šrift nagu muutus ka, aga ekspertiis tegi kindlaks, et oli minu masinal trükitud, tõepoolest oligi, eks ju. Ja oli minu kohta piisavalt tunnistusi, et ma olen neid materjale trükkinud ja levitanud ja ähvardati mind ka kinni panna 7+5 või ma ei tea, mitu aastat mulle siis lubati anda. Ja tõtt-öelda, noh, ma olingi täiesti kindel, et mind ka arreteeritakse lõpuks. Aga me oleme siis Lagle Parekiga seda varast arutanud, et Lagle arvas, et seal oli mitu põhjust, et üks oli see, et 2 naist korraga. Mis aastal see toimus? See oli siis 83, kui nad arreteeriti kevadel. Et 2 naist korraga ei näita nagu võib-olla Eesti KGB tööd heal tasemel. Ja kui ta siis lõpuks sinna Baraševo vangilaagrisse jõudis, siis selgus, et seal oli nagu 1 vaba koht ainult olnud. Aga noh, siin lisandustes on ka sellest juttu olnud, et Ülli Einasto oli veel üks nendest nimedest, keda ka äpartas tol korral nagu kinniminek. Aga noh, sattus tahtis niimoodi. Teie pääsesite puhtalt sellepärast, et seal vangi majas ei olnud kohta. No ma ei tea, miks. Aga et kui mind ülekuulamisele kutsuti, et alguses ma ei läinud ja lõpuks ma siis ikkagi läksin, ülekuulamisel ma ei rääkinud mitte midagi. Nii-öelda noh, enda vastu tunnistusi ei andnud. Et ülekuulamine kestis ikka tükemat aega, et ta algas niimoodi, et kõigepealt see ülekuulaja, kes ta oli nüüd, mis ta nimi oligi, ma ei mäletagi. No, miski nimi tal oli, et ta mulle pikalt rääkis, mis tunnistused kõik minu vastu olemas on ja mis kõik mind eest võib oodata ja küsis kogu aeg minu käest, et kas te saate must aru? Ja ma saan aru. Ja noh, see kestis vist tund aega umbes niimoodi. Seal enne ta jõudis mulle pakkuda ka veel töökohta, et nendel on KGB-st väga psühholoogia vaja ja 3-toalist korterit ja mida kõike iganes ja kõige selle peale noh, ma noogutasin ja kui ta küsis, et kas ma saan aru, ma ütlesin, jah, ma saan aru. Mind lasti lõuna vaheajale ja kui ma tagasi tulin, siis istus ta kirjutusmasina taha niimoodi ja siis alustab küsimust, kas te tunnete Parekit Pesti Ahonini. No, ma vastasin loomulikult, et ma ei saa sellele küsimusele vastata, kuna mulle tundub, et ma olen ka süüdistatav või noh, mis iganes seal käis. Ja siis selle pealt ta muidugi väga vihastas ja ütles, et aga te ütlesite ju, et
mitte kõigest aru. Aga muidugi ma sain aru, et ma olen psühholoogiat õppinud, ma saan aru, et inimesel on tarvis midagi mulle rääkida, ma kuulan teda ja muidugi ma saan tast aru, eks ju, mida ta räägib. Aga arusaamine ei tähenda veel nõustumist. Oli teil hirm, kui te olite seal? Ei olnud. Ausalt öeldes mul oli päris naljakas. Sest ma olin endal pea järjekordselt enne seda kiilaks ajanud. KGB muidugi teadis seda. Ja kui ma läksin sinna hommikul või alguses, mul oli kübar peas. Ma ei võtnud kübarat ära ja ülekuulaja vaatas mind niisuguse, ta teadis, et mul on seal kiilas peal, aga kübarat nii. Aga kui ma siis vastama hakkasin, siis ma läksin ruumis, ma viskasin kübara peast ära ja ikka tollel ajal, ma arvan, et ma olin esimene Eestis. Punkar ma ei olnud. Miskipärast mul oli lihtsalt tahtmine pea kiilaks ajada. Et ma olin vist esimene ainukene naine tollel ajal Eestis, kes oli täiesti kiilakas. Nii et juba selle vaatepildi nägemine on psühholoogiline mõjutustrikk KGB suhtes. Ja on küll, jah. Siis ma suitsetasin nagu Korsten, vist suitsetasin 1,5 pakki PT-d seal kabinetis ära. Ei, hirmu mul ei olnud ja hirmu mul ei olnud kogu see aeg. Alati sellest hetkest peale, kui ma otsustasin, et ma hakkan niisuguste asjadega tegelema, mul ei olnud hirmu. Sest hirm on sul peas kinni, eks ju. Ja kui ma olen otsustanud, et ma seda teen ja et mul on õigus, siis ma ei kartnud. Muidugi hirm tekkis mul siis, pärast seda, kui mul 84. aastal see läbiotsimine oli, mis kestis hommikul kella 7 õhtul, 8 õhtul kella 6 või igatahes kohutavalt kaua. Üks tuba, üks köök ja koridor, mida nad seal nii kaua otsisid. Aga nii see oli, eks ju. Aga enne seda läbiotsimist juba ja juba paar kuud varem, kui need jälitused peale hakkasid ja kui ma seda märkasin, ma üürisin ametlikult ateljee pinda ja see oli Kultuurimälestuste Kaitse Inspektsioonilt. Jaak Tamme kaudu ma selle endale sain keldrikorrusel ja seal vastas oli ka üks keldriruum, kus mitte keegi ei käinud. Ja siis, kui need jälitamised hakkasid pihta, kui ma neid märkasin esimest korda, see oli jaanuarikuus vist juba, siis hakati selles keldriruumis ka käima ja et selge on see, et nendel on seal mingi pealtkuulamispunkt või mis iganes. Ja siis pärast, see ei olnud pärast üle läbiotsimist, see oli võib-olla natukene kunagi hiljem. Siis jäeti mulle kirves ukse taha ja üks kiri oli siis sinna, mul oli valged paberilehed olid seal ukse taga, et kui keegi tuleb ja mind kodus ei ole, saavad kirja jätta. See oli sinna kiri ka jäetud, et me varsti, ühesõnaga löövad maha mu. Ja võt siis mul tõeliselt tegelikult hakkas hirm ikka küll, sest ega see keldris elamine, eks ta iseenesest oli juba niisugune, mitte kõige meeldivam. Kõigi tänavalt nagu valgus paistis ja siis ma leidsin endale teise elukoha. See oli ainukene kord, kui mul nagu hirm oli. Üks mõiste, mis Samistatiga liitub, on Tamistat ehk siis välismaal trükitud materjal, mis imbus Nõukogude Liitu ja ilmselt ka Baltikumi. Kui palju te seda levitasite või kui palju seda oli? Ikka liikus ja nagu ma sain seda kelleltki, nii ma andsin seda kellelegi edasi lugeda ka aga seda oli vähem. Seda oli vähem, sest seda oli ikka raskem üle piiri sisse tuua ja mis teoseid või mis materjali, kui me nüüd räägime veel tervikuna, kõige rohkem liikus või milliseid tekste Samistat levitas Eestis? Kõige rohkem liikus ikkagi ringi seda jooksvate sündmuste kroonikat. Praktiliselt kõik numbrid, mis seal ilmusid, neid ma sain lugeda. Siis Solženitsini teoseid ma olen kõiki lugenud sealt. Aga mis veel võis liikuda, ega minu kätte ju ka kõik ei sattunud. Need olid peamised, aga... Sest põhiline oli see saada ülevaadet sellest, mida veel kuskil Nõukogude Liidu
avarustes, noh, mis toimub, kuidasmoodi neid teisiti mõtlejatega käitutakse ja noh, milline on meelsus, kui palju võib neid inimesi olla, kes niimoodi mõtlevad ja milline on foon ja meelsus. Millal see asi nii-öelda vabamaks läks, millal teie ise tundsite, et nüüd saab mitte ainult nii-öelda, kui kohtume, siis kirjutada, vaid ka juba noh, enam-vähem kuskil vähemalt kellegi korteris juttu ajada ja omavahel kohtuda 80ndate lõpus ilmselt, aga millal täpselt? 88 jaanuaris, siis kui me arutasime Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei loomist, ja neid dokumente või seda ühte dokumenti ette valmistasime, no siis käis ikka kõik kirjutades veel. Nii et kuigi Hirvepark oli olnud juba ja fosforiidi liikumised ja kõik ja KGB-l olid käed-jalad tööd täis, siis nendest oma plaanidest tollel ajal ikkagi veel ei räägitud. Aga kui juba ERSP loodi, no siis ei olnud enam mitte mingisugust kirjutamist, siis telefonis rääkisime vaba tekstiga, eks ju, ja mõtlesin, mida rohkem, seda parem. Selles mõttes, et nad lihtsalt ei jõudnud kõike jälgida, see oli üks asi. Ja teine asi, et takistada nad, noh, oleks saanud küll, aga kõik paistis sedamoodi, et nad on nagu käega löönud. Te mainisite seda, et teile pakuti KGB ülekuulamistoas 83. aastal 3-toalist korterit kõigi mugavustega ja siis veel psühholoogi kohta ilmselt igati mõnus tasuv. Kas teil ei tekkinud hetkeks selline tunne, et aga lööksegi käega sellega, et mis siin nagu sellistes põrandaalustes urgastes nüüd ikka niimoodi ringi roomata, et hakkaks ikka korralikuks inimeseks, ütleme niimoodi? Ei, sihukest mõtet ei tekkinud, kuigi ega see polnud esimene kord, kui mulle tööd pakuti, et see tööd pakuti mulle vist juba üks kord varem, siis kui mul oli 82. aastal oli Kikindi kökis maalinäitus, minu esimene maalinäitus, millega oli ka niimoodi, et siis kui Maruta Varrak, kes seal direktor oli, sellega nõustus, siis mõned päevad enne näituse avamist oli ta saanud Valgest Majast nagu väga kurja kõne, et noh, kes teil seal kõik näitusi üles panevad. Aga noh, see näituse ettevalmistamine toimus ka niimoodi, et ega ma suurt kellelegi ei rääkinud ja need kutsed sinna näituse avamisel olid ka ikka niimoodi suust suhu edasi öeldud. Nii et näitust ära ei keelatud, aga pärast seda üsna ruttu see oli siiski ikka paar aastat hiljem, ma elasin juba selles uues kohas, tekkis nii-öelda üks ajakirjanik, kunstihuviline, kes ta nime enam ei mäleta, kes otsis mind üles ja käis mul ühe korra külas ja rääkis ka kõigepealt kiitis mu pilte muidugi ja siis hakkas mingisugust imelikku juttu rääkima töökohtadest ja siis ma sain aru ka, et ta pakkus mulle ka KGB psühholoogi kohta. Nii et, aga ja siis kui ma olin kõik ära kuulanud, mis tal mulle rääkida on, ma käisin tal isegi üks kord külas veel pirukaid söömas. Õnneks ma ta nime ei mäleta, ei ole vaja niisugust nimesid meelde. Neid inimestega olete kohtunud tagantjärgi, kes omal ajal näiteks olid KGB struktuuris või mingisuguste partei struktuurides, kes teile survet avaldasid ja kes nii-öelda käsi hõõrusid ja ütlesid, et sina Eve veel siin näed, eks ju, mida me sulle teeme. Et kui palju te nagu tagantjärgi kuskil sula ajal 80ndate lõpus, 90ndate algus loomulikult siis, kui Eesti Vabariik juba taastati, et kui palju te nendega kohtunud olete või mis nägu nad on teinud peale seda vabanemist? Ega mulle mitte mingit survet kuskil partei ega juhtkonna poolt ei avaldatud, sest et ma seal plaanikomiteest tulin töölt ära pärast Jüri Kuke matuseid. Kui ma käisin Voloktas Jüri Kuke matustel, matused olid 30. märtsil,
siis mul oli enne seda sisse antud avaldus töölt lahkumiseks ja minu viimane tööpäev oligi viimane märtsipäev. Nii et ja siis käis KGB mind sealt plaanikomiteest otsimas. Nad teadsid väga hästi ju, kus ma olen, et ma olen Poloktas, aga nad käisid miskipärast mind seal otsimas ja kaadriosakonna ülem, kes ei teadnud, kus ma olen, valetas nendele, et ta olla mind hommikul tööl näinud. Nii et tulin sealt tagasi ja kui oleks see niisugune töö juurest ahistamine pihta hakanud, siis neil polnud enam kedagi ahistada, eks ju. Ja olen ma kohanud major Lartsevit, kes käis mul läbiotsimist tegemas ja keda ma nendel kohtuprotsessidel, alati kui oli kellegi kohtuprotsess, me istusime siis selle kohtusaali ukse taga, saali sai sisse ainult üks lähisugulane või kaks lähisugulast, aga me alati istusime seal ukse taga lootuses, et järsku viiakse kuidagi kohturuumist välja teist teed näiteks, et Mart Nikluse ja Jüri Kuke protsessi ajal ükskord toodi nad läbi koridori miskipärast, nii et me nägime neid. Aga lihtsalt nad moraalseks toeks olla ja et kohe värskelt uudiseid kuulda selle käest, kes sealt ruumist siis tuleb. See Lartsev kogu aeg siis oli seal ukse taga ja siis Ender Ratas ja Erik Udam alati lõbustasid ennast sellega, et nad niimoodi tögasid Lartsevit. No nii, Lartseviga kohtusin ma Müürivahe tänava paljunduses. Läksin midagi paljundama, see oli mingi 90-ndate kuskil keskel võib-olla. Ma tunnen, et teisest paljundusmasina järjekorrast nagu keegi mind, ma tunnen seda. Ja siis pärast astubki minu juurde üks nokkmütsiga mees ja Mar Lartsev. Tere Eve, kuidas sa elad? No mis sa kostad selle peale? Tere, ütlesin ma, eks ju. Tule külla, mul on restoran, naisega peame restorani seal, eks ju, et naine valmistab hästi süüa, üleüldse tule külla, tule restorani ja andis visiitkaardi ja... Ajad on muutunud? Ei, seda ta ei öelnud, ajad on muutunud. Ühesõnaga varasõber kuskilt, eks ju, et nagu ehitusmaleva kaaslane. Võitluskaaslane? Ei, teise porindi on. Kas just nüüd seda, aga ja siis ma isegi korraks mõtlesin, et läheks vaataks, et mis ta räägib. Mõtlesin, et õige mul nüüd vaja seda vaja kuulata, mida ta mulle kõike kokku luuletab või puhub. Nii ja teinekord siis nägin ühte läbiotsijat ja tema nime ma ka ei mäleta, mis ta nüüd iganes oligi, kui Madis Jürgen tegi intervjueeris nii mind kui seda KGB-ti, kes on Tallinna Ülikoolis õppejõud nüüd. K-tähega hakkas nimi. No mul ei seisa nende nimed ja näod meelest. Et siis ma nägin teda selle intervjuu ajal. Tema käitus küll väga vastikult, hakkas ennast õigustama ja hakkas oma niisuguse KGB-nippe kasutama, eks ju, ja mulle silma vaatama ja mingisuguseid küsimusi veel esitama ja ta ääretult vastikult käitus. Milliseks te hindate seda Eesti oma kirjastuse sellist mõju Eesti iseseisvusaatele ja hilisemale ajaloole? Muidugi tal oli oluline roll informatsiooni levikul. Et Ameerika häält oli väga raske kuulata, sellepärast, et segaja tulid peale, seal ei saanud ju ka niivõrd pikalt kõiki materjale, kõiki arve esitada, mida ikka raamat on ikka üks asi, kui on raadiosaade. Nii et muidugi tal oli oluline roll. Need samad lisandusi materjalid, mis siis 70-ndate lõpust on Eesti omakirjastuste poolt üllitatud, need on siis pandud ka ühtede kaante vahele, võib-olla räägime nendest ka natuke. Jah, et Eesti vangistatud vabadusvõitlejate abistamiskeskus, mille eesatsus oli Ants Kippar ja Jaak Ürjada oli seal ka väga tegev. Nemad andsid välja alates 84. aastast Stockholmis on nüüd kõik need 19, 4. osa vist on ka, et mul seda ei ole õnnestunud saada. Mõned numbrid vist olid pärast seda veel. Et praktiliselt kõik on nende kaante vahel. Ma ei tea, kui suur see tiraaž oli,
küllap ta oli väike, aga siin on nagu muutumatult kujul kõik see talletatud. Ja see on nüüd umbes sama haruldane kraam nagu samistati materjal nõukogude ajal, et seda kuskilt enam eriti kätte ei saa. Jah, et mulle Rootsist kaks toodi, ühe ma sain, andsin tellimuse sisse raamatu mingisse antikvariaati, raamatukoisse vist, ühe ma sain sealt. Nii et jah, see on haruldus, jah. No tänapäevasel ajal, kus Euroopa Liit üha rohkem nii-öelda keerab kruve kinni igasugusel nii-öelda teisiti mõtlemisel, siis mida selline kogemus teile on andnud tänapäeva tulles? Ei no, esiteks ikka seda, et inimene peab rääkima seda, mida ta mõtleb. Ta peab ka kirjutama nii, nagu ta mõtleb. See on muutumatu igal ajal ja praegu on see veel eriti tähtis, sest kui Nõukogude Liidu ajal ähvardas sind selle eest, kui sa õiget juttu ei räägi või ei kirjuta, ähvardas sind vanglakaristus. Siis praegu on asjad selles mõttes oluliselt hullemaks läinud, et praegu nagu inimesed vabatahtlikult hakkavad rääkima seda juttu, mida nad ei usu, levitades nii-öelda nagu omal ajal oli seda partei pealiini, eks ju, levitada. Aga sellega tegelesid siis ka ju mitte, ei olnud niimoodi, et iga inimene võtab kätte ja hakkab sellist propagandat tegema. Ei olnud, see oli väga selge vahe. Et see on kommunistlik propaganda, eks ju, sellega tegelevad need, kes sellega leiba teenivad, eks ju, partorgid ja kes seal iganes on. Ülejäänud inimesed vaatasid selle peale sulle selgelt, et see on propaganda ja seda lihtsalt ei arvestatud. Sellega ei tegeldud, seda isegi kritiseeritud ja seda lehtedest ei loetud. Aga praegu on olukord selles mõttes hoopis hullem, sest on tekkinud niisugused lausa vabatahtlike hordid, kellest ma isegi ei näe, et nad saaksid sellest mingit materiaalset kasu, sest isegi nende artiklite eest ma ei tea, kas nendele makstakse või ei maksta. Et see niisugune globalistlik ja multikulti ja rahvusriikide vastane ja isegi individuaalse vabaduse vastane hoiak, et see on niisugune roosa udu, mis on levinud tõesti üle maailma nüüd viimasel hetkel, ütleme niimoodi, et kui see rong hakkab tegelikult maailmas juba, on näha, et see rong viib kraavi, see tee viib kuristikku. Nüüd Eestis on alles viimasel paaril aastal võib-olla, on alles järsku ärgatud ja nüüd kiirustatakse selle uppuva laeva peale või selle rööbastelt välja sõitva rongi peale. Ja need vabatahtlikke on ikka uskumatult palju. Ja tõesti on raskegi aru saada, et kuidas moodi inimesed ei suuda ilmselgeid fakte näha. Nad ei suuda näha, mis on kõik sellise suundumuse tagajärjed ja kuidas nad praegu veel pilluvad bensiini sinna lõkkesse veel juurde. Nii et igasuguse propaganda suhtes tuleb olla valvas esiteks. Ja ikka andestamatu on see, kui inimene kellelegi meeldida soovimise pärast või kellegi ees kannuste teenimise pärast või sellepärast, et võib-olla kunagi, eks ju, tasub see mulle ära mingisugusegi töökoha, selle nimel hakkab rääkima juttu, mida ta ei usu. See on ikka väga kole ja väga halbade tagajärgedega. Aitäh, Eve, nende sõnade eest ja suur tänu selle väga huvitava intervjuu eest minule Eesti omakirjastuse ajaloost. Suur tänu siia Objektiivi tulemast. Tänan kutsumast.